Kui ma suureks saan ning Jumal mu jalad terveks teeb, siis tulen ma ise sulle mehele. Hakkan sind armastama ja tulen, sest ma armastan sind natuke juba praegu. Ja mind võid sa uskuda, mina pole molli, kes valetab. Mina ei valeta ja kui ma ütlen, et ma sind armastama hakkan ja molli asemel sulle naiseks tulen, siis tulen ma kindlasti. Aga enne saan ma terveks, sest nende jalgadega ei taha mind keegi, ütleb ema. Mehed ei taha, kui naisel pole jalgu all. Ja ära sa arva, et ma ei tea, mis tähendab mehele. Tean väga hästi. Ma polegi nii rumal, kui ema ja molli arvavad. Mehel on see, kui mees teenib raha ja naine teeb kodus süüa. Sest kust siis mees süüa saab, kui naine ei tee, eks ole? Niimoodi kõneleb väike Tiina Indrekule Tõeõiguse teises osas. Järgmise teksti pealkiri on Kenale koolivennale. Üks koolivend arvas, et paitab veits oma ego minu arvelt. Karjus mulle üle kooli koridori, mine perse, kuradi väärakas invaliid. Ma pole küll veel kusagile läinud, kallis koolivend. Aga hea uudis on, et erivajadusega inimese saatjale kehtib soodustus. Äkki niimoodi võiks Tiina kirjutada 2026 või siis mina tema asemel. See oli minu tekst. Aga praegu on sellest, mis praegu on, tuleb 3 millisekundi pärast juttu, aga enne seda ma ütlen, et ma olen Maarja-Liis Mölder ja mu plaan on täna rääkida vaimse tervise seostest tõe ja õigusega. Ja igaks juhuks ütlen ka seda, kui seda peaks juhtuma vaatama näiteks professor Viires, et kuigi ma õpin kirjandusteadust, siis täna siin ma olen lihtsalt inimese ja lihtsalt luuletajana, et kindlasti ei tee ma mingeid teaduslikke järeldusi põhjapanevalt, vaid lihtsalt räägin oma isikliku kogemuse põhjalt. Nii, nüüd on eksmatt välditud. Nüüd võib edasi minna. See tekst, mida te kuulsite Kenale koolivennale, on kirjutatud umbes 2016. aasta paiku. Hiljuti kuulsin, et tänapäeva noored täiskasvanud, kes on praegu seal 20 pluss, 25, ütleme niimoodi 25-6, nemad siis ütlevad, et 2026 on uus 2016, et igatsevad seda. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema ja kuidagi, et mis värk siis sellega on, et mis see 2016 siis nagu oli nii väga või et... Ja siis sain natukene teada, et online trendide analüütikud räägivad, et viimase 10 sündmused nagu COVID ja Ukraina sõda ja see poliitiline polariseerumine ja see tehnoloogia kiire areng ja AI ja niisugused ärevused ka näiteks tuleviku osas on tekitanud selle süveneva ebakindluse ja inimpsühholoogia siis kipub tõstma üles mälestusi, mis on seotud turvatunde, tähenduse ja suhetega. Ehk siis, et
noored täiskasvanud igatsevad tagasi seda oma teismeiga. Oih, ma läksin nii kaugele mikrofonist. Igatsetakse tagasi seda oma teismeiga, kus siis kõik tundus nagu selline tore ja vahva ja enne pandeemia aega, enne sõda, enne kõik oli tore ja muru oli rohelisem, teatavasti, mis lugu oli taevaga, oli tema sinisem. Ja eksperdid ütlevad, et sellel on seos selle nostalgiaga ka, et see on emotsionaalne vastus sellele ärevusele, mis siis selle noorte põlvkonnas praegu on. Ja nägin hiljuti lausa ühte pealkirja, kus oligi umbes selline kokkuvõte, et noored tunnevad tuleviku osas lootusetust. Ja sellepärast vajataksegi sellist nostalgia mingisugust kookonit nagu ümber või midagi, mis oleks see ühine väli või selline, mis ühendab ja et me saame nagu seda mõnusat sooja meenutuste hõllandust siis seal kogeda. Aga näiteks veel seoses selle ärevusega, eile avasime näituse kunstnik Kelly Keedviliga ka tõe ja õiguse vaimse tervise teemadel. Ja seal pärast psühholoog Tiina Saar-Veelmaa rääkis ka tööõnnest ja ütles samamoodi, et praegusel ajal kasutas sellist sõna, oleme polükriisis, et meil on tööalaselt ka, tööturul on lihtsalt nii palju ebakindlust, nii palju etteennustamatut, et inimesed ei või isegi näiteks teada, kas aasta pärast nende töökoht on alles. Ja kogu aeg sa pead kohanema, kogu aeg sa pead nagu olema valmis, et mis nüüd homme saab. Ja ta isegi kasutas mingit sellist fraasi, et nii keerulist aega ei olegi tööturul mitte kunagi olnud kui praegu või umbes midagi nii. Ja just selle kohanemise ja tehnoloogia kiire arengu mõistes. Ja siis kuidagi nagu mõtlesin sellele tänasele ettekandele ja kuidagi nagu küsimused tõstatusid minus, et kas siis ongi niimoodi, et kuidagi see ka nagu kaasa ei aita, kui kogu aeg loedki igalt poolt, et ongi kõige hullem, mis üldse olla saab ja tulevik on ka lootusetu ja ma ei tea, mis siin enam teha, et kuuse otsa või mis oligi siis, mis see Jussi lahendus, kõige mustem stsenaarium oli, et aga siis ma hakkasin lihtsalt mõtlema tagasi nendele kohtadele, mis mind on kõnetanud läbi tõe ja õiguse selle 5 osa või enne kõike siis ka 2. osa ja 4. ja 1. Ja kuidagi ma sain aru, et kui ma nüüd võrdlen näiteks, et kui ma siis otsisin, et mis asi see on, mida noored siis 2016. aastast igatsesid. Nii, esimene märksõna oli, et otsitakse jälle autentsust ja iseenda identiteeti. Ja üldse, et mis asi see päris on või kuidagi, kes mina nagu olen üldse ja kas ma olen piisav, kas ma sobin, kas minust on küll. Ja siis ma loen Ramilda küsimust. Kas olete kunagi tundnud, kas või silmapilgukski, viirastusena või unenäos, et te pole mitte midagi? Kõik on, aga teie ei ole. Mööda jooksev penigi on, aga teie mitte. Teised kõik on midagi, aga teie ei ole. Katsuge astuda minu seisukohale siin võõraste inimeste keskel.
kes kõik on midagi. Keegi ütleb, et tema on sakslane, rootslane, prantslane või inglane, siis tunnen ma iga kord, nagu näitaksid nad näpuga mu selja taha, öeldes, näete, ma olen üks neist, kes seisavad seal ja kui mina kaon, siis astub mõni sealt minu asemele, sest nõnda on see kestnud sajandeid. Just nõnda tunnen ma siin, aga ütelge, kes seisavad minu selja taga. Ja nii edasi, et siin oli muidugi Ramildal oli ka see rahvuse küsimus ja sedasi, aga ikkagi kuidagi see äratundmine tekkis ka minul, ma ei tea, kuidas publikul, aga see selline võrdlemise moment, et kõigil teistel on mingi oma asi, just hiljuti rääkisin ühe tuttavaga, ta ütles, et ma nii väga tahaks, et mul oleks mingi see oma, et ma olen lapsest peale teadnud, et see on minu teema, et see on minu kirg, et mõni on selline, et lapsest peale ütleb, ma tahan saada arstiks. Aga ta ütleb, olen nii paljusid asju terve elu tahtnud proovida, et ma tunnen, nagu ma ei olegi leidnud oma teed. Ja siis vaatad, ma ei tea, kellel on palju jälgijaid ja kellel on midagi ja juba lasteaiast peale peab sul olema investeeringud tehtud, et sa üldse oma kodu saaksid lubada. Et täiesti kogu aeg ongi see tunne, et kes mina nagu olen. Ja see autentsuse teema, mis asi on päris, ka seal artiklis oli välja toodud, et meil on seda AI-d nii palju, et noored on juba ka väsinud sellest, et nad tahavad näha, mis on päris. Et juba kuidagi see info üleküllus on nii suur, ja siis ma loen, kuidas Indrek on üksinda oma ette pärast seda, kui nad on teinud tähevaatlusi õpetajaga ja siis ta on oma ette seal kõnnib ja ta ütleb, et nõnda võivad ilmaruumis liikuda tuhanded ja miljonid tähed, mida meie veel ei näe. Ja meie võime näha tuhandeid ja miljoneid tähti, mida pole enam olemaski. Kogu linnutee pole ehk muud kui ainult meeltepettus. Et tegelikult jällegi minu jaoks, mulle Indrek väga meeldib, mitte ainult sellepärast, et ta Tiinale jalad alla tegi, see on omaette teema, eks ole, ta ei mäletanud pärast midagi enam sellest, mehed on ja. Aga mulle ta selles mõttes meeldib tõesti, et see eneseotsingu ja see küsimus, et mis on see päris? Mis siis on see, mis nagu jääb kestma ja mis on AI-ga tehtud? Ja mis on see aegade ülene, nagu Maarja rääkis, et kaua näiteks Tõde ja õigus on mingi selline teos loodetavasti, mis on päris, millest me saame võib-olla ka oma vanaemade, vanaisadega rääkida ja vanaemaga, kellel veel on, et see on midagi püsivat, sest me oleme lugudest tehtud ja see on ka see, mis meid nagu inimestena ühendab, seda kuuluvustunnet annab. Praegu on kuidagi see info meil on nii killustunud, et kõik vaatavad oma Reelsi, oma TikToki ja neid asju on minu arust järjest vähem, et kuuled, kas sa seda raamatut oled lugenud või kas sa seda filmi oled näinud, sest valik on lihtsalt nii suur. Aga sellest ju tuleb see äratundmine, kui ma saan sõbrale öelda, kuule, vaatasin seda, on. Et Tõde ja õigus on minu arust ka see super ühendav lüli. Nii, panen tempot juurde. Nii. Mida veel noored ütlesid? Hirm tuleviku ees, ebakindlus. Mis minust üldse nagu saab? Mõni kuu tagasi ma lugesin nimelt kusagilt lehest, et Inglismaal oli olnud ankeet, et teada saada, millal on naine oma täisea tipul. Ja kas tead, millal? Siis, kui ta on 34 aastat vana. Just nõnda seisis lehes ja ma mõtlesin, veel paar aastat.
paar lühikest aastakest, siis on tipp ja peale seda algab allaminek, mäest alla veeremine, kuni oled põhjas. Hauas ja teised ajavad sulle mulda peale. Niimoodi rääkis Karin oma abikaasale, et ta lehest luges niimoodi ja selles mõttes selles ei ole ka minu meelest midagi vananenud, sellepärast et meil on ikkagi seda tunnet ka, ma arvan, et ma võin enda ja paari inimese eest veel rääkida, et me justkui jääme kohe maha millestki. Kogu aeg ma pean olema kättesaadaval, ma pean kogu aeg vastama millelegi, mul on kogu aeg FOMO, et kui ma nüüd korraks istun siia diivanile, siis teised on juba ammugi, ma ei tea, läinud jääauku ja ärganud hommikul kell 5 ja siis, mis need veel popid asjad on, mida teha, ennast avastanud kuskil joogas ja ühesõnaga, nad on 10 sammu ees ja ma olengi hiljaks jäänud. Ja selles mõttes sellest üks täiesti näide elust enesest, kuidas sa võid täiesti lootusetult hiljaks jääda. Mina olen sündinud 7. kuul, ehk siis enneaegsena päris kõvasti. Ja et enneaegne, nii. Nii kui välja vupsasin, nad ütlesid mu kohta invaliid, ehk siis mis see inglise keeles tähendab kehtetu. Eks, et muidu öeldi kogu aeg, et tulid liiga vara, aga siis isegi ma ei saanud aru, millal see juhtus, kohe olin kehtetu. Kohe oli läinud ühesõnaga, et see niimoodi nagu elus ka tundub minevat, et sa ei saa nagu arugi ja juba on su see aeg möödas. Ise, kui sa tuled nagu varem justkui oma meelest. Aga et juba on nagu see kehtetu. Nii et jällegi, seesama, ma ei taha rongist maha jääda, ma tahan teada, kuhu investeerida. Ma tahan teada, millal ma peaksin korteri ostma, seda ma ei saa niikuinii lubada vist, aga et mis on siis need asjad, millel peab pilku peal hoidma. Ja see tegelikult tekitab ärevust küll. Aga tõesti, nagu Maarja juba tsiteeris, ma ikkagi ütlen seda ka, sest et minu jaoks on see ka läbi selle näituse korraldamise ja läbi tõeõiguse ikkagi lohutav, et kuidas 5. osas Indrek läheb oma vana isa juurde, ütleb, et isa küll on imelik, et maad ja metsad on tundmatuseni muutunud, aga inimene on ikka see sama. Ja nagu siin ma nendest mõnest näitest loodetavasti natukene sain teile kohale tuua, et me tõepoolest nagu nende samade asjadega maadleme. Meie, Indrekud ja Tiinad, selili selle kõige sees, palume, et tuleks rahu. Me oma vereringe Vargamäele. Kraavid on kriitikast umbes, põldudes salakivides osin. Meie oleme 1000 korda 1000 korda jäävamad, kui su töö iial võiks olla. Ja toobrid ja ämbrid on täis, mõru võrdlemise vett, mis aina tuleb üle kõrge lävepaku tuppa upitada. Ja kuulata, kuidas eriti öösel, panges tohutu tilkade ühendkoor, laulab, et ikka ja ikka on keegi sust parem ja jalad nagu lehmal. Jäävad kinni üksilduse sohu, raskemeelsuse rabasse. Tuleks rahu. Me oma vereringe Vargamäele. Ja kevad poleks lihtsalt üks tuhm tuluke saunaaknast pimedusse. Tühjale ainsagi jäljeta teele. Oleks nagu laps, kes juba jooksu pealt hüüab, õunapuudel lõid esimesed õied lahti vanaisa. Kas tuled nüüd vaatama? Ma tulen lõpetuseks tagasi selle teksti juurde, mis ma pühendasin kenale koolivennale. Huumor on äge tööriist minu meelest.
ja ta saab meisse seda optimismi süstida, millest me siin enne ka korraks rääkisime, ja minu legendaarne, kahjuks tänaseks lahkunud füüsikaõpetaja ütles, kuna ma füüsikat ei osanud, ütles mulle: Mölder, sind aitavad elus edasi ainult huumor ja tutvused. Et niimoodi on, ta on tõesti kulda väärt, see huumor, aga tegelikult ma panin selle ettekandele sellise pealkirja sellepärast, et mõtelge korraks selle peale, ma ausõna kohe lõpetan, mõtelge korraks selle peale, mis on teie kõige piinlikum kirjaviga, trükiviga, ütleme siis sedasi. Ma teid korraks äratada, ma ütlen lihtsalt kiiresti ühe tõiga, mis ma kuulsin ühelt inimeselt, et temaga juhtus selline lugu, et ta tahtis töövestlusele kutsujale kirjutada, et ta ei saa tulla, et tal bussiajad ei klapi sellel päeval. Ja siis nüüd koduseks ülesandeks on teil see, et mis tähe kõrval on B. Et ma siit puldist ei hakka ütlema igaks juhuks. Siis mis ajad tal ei klappinud seal. Minuga juhtus niimoodi, kui ma täitsin igasugu projektitaotlusi selle näituse jaoks, mida minge sinna Karjatalli vaatama, minu meelest ta sobib sinna. Ta oli meil mõnda aega Tallinnas, aga ta on tõesti nagu koju jõudnud, sest et kuidagi see Karjatalli olustik ja ta nagu, ma ei tea, ta ärkas hoopis teistmoodi ellu seal. Aga kui ma neid tegin, siis ma kogu aeg avastasin, õnneks vist enamasti enne ärasaatmist, aga et ma olin kirjutanud, et vaikse tervise näitus. Sest et M ja K on klaviatuuri peal kohakuti. Ja tegelikult see teinekord niimoodi on, et seal nalja taga võib olla midagi, mida me räägime hoopis palju vaiksemalt. Et nali võib olla küll suurepärane tööriist, aga ta võib olla ka mask. Ja mina tunnistan ausalt, et ma võin nalja küll teha, aga on olnud keerulisi hetki ja eluperioode ja on praegugi. Aga ma lihtsalt tahan julgustada ka, et need hingehädad ju ei ole sellised asjad tõesti, eriti eestlaste puhul, millest me läheme nüüd niimoodi valjusti kuulutama. Et jah, võib-olla me vingume, ventileerime, tead ülemus, tead see naaber sööb hinge seest, on. Aga mingisugune päris asi, mis nagu tõesti teeb haiget või tõesti tahaks nagu jagada, see on selline, mida tavaliselt öeldakse vaikselt ja võib-olla ka ise endale. Ma lihtsalt mõtlen, et kes on seal näitusel käinud, see teab, aga ma tegin 5 tükki sellist luulepeeglit, mille põhimõte on selles, et see tekst sinna peeglite peal on kirjutatud UV-tindiga ja seal ümber on UV-tuled. Ja see töötab niimoodi, et see tekst tuleb ainult nähtavale siis, kui liikumisanduriga need tuled lähevad seal ümber põlema. Muidu kaugelt vaadates seal peal nagu polegi midagi. Sest ma mõtlesin selle peale, et on ju elus ka niimoodi, et mingid asjad meie sees, mis on kuskil sügaval ära pandud, me näeme ainult siis, kui me lähme teisele piisavalt ligidale ja iseendale ka, et see peegli motiiv ka see, et kas ma endale julgen otsa vaadata üldse, kui ma mõtlen nende asjade peale, julgen iseendale piisavalt ligidale
tulla. Üks tekst seal kannab pealkirja Andresele ja sulgudes on üks küsimus, kui tohib. Mis see küll on, et me, eestlased, ka Vargamäelt alla tulnuna oskame elada vist ainult taludes? Et mõnikord me vaataksime selle peale, et kas ma tegelikult olen täis seda elurõõmu või ma nagu talun ära selle esmaspäevast reedeni, siis võib-olla laupäeval on korraks nagu ja siis pühapäev hakkan jälle taluma, sest et pühapäev on põhimõtteliselt juba esmaspäev. Mõtled selle peale, et kas juba on, kuidas selle tööga juba on. Ja viimane asi, tõesti, et professor Veidemann ka siin rääkis piiblist ja ma hästi lühidalt tahan lihtsalt seda öelda, et me küsiksime ka, et kuidas me iseendaga räägime. Piiblis on selline koht, et lisaks Jumalale me peaksime armastama oma ligimest nii nagu iseennast. Ja teate, ma tunnistan teile ausalt, et mina olen enamasti nii enesekriitiline, et kui ma armastaksin teisi nii nagu iseennast, siis kui ma räägiksin oma sõbraga näiteks niimoodi, et sõber tuleb, et tead, ma võitsin ühe konkursi. Ja siis ma ütlen talle, palju siis osalejaid oli seal? Ta ütleb, et 5. Ja siis ei olnud eriti raske võita ka. Et kas ma üldse kiidan ennast kunagi? Kas ma üldse nagu midagi ilusat ütlen endale? See tegelikult algab meie sellest enda sisekõnest ka. Või ma ise ennast ka talun ära kuidagi. On selline antud, mis teha. Ja lõpetuseks. Psühholoog, kellel ma viitasin, Tiina Saar-Veelma, ütles eile kuidagi seal, et kuidagi sedasi, et Tammsaare unustas ära kogu selle töökultuse sees, et me peame üksteist hoidma ka ja armsamatega aega veetma ja sedasi. Ja ma siin oponeerin Tiinale, minu meelest ei unustanud, sest et ta imeilusti ütleb siin, mis on minu meelest ka nagu selles mõttes vastus sellele, et kus me seda optimismi saame. Me kõik peame armastama, igaüks meist, olgu vana või noor, suur või väike, jah, ka väikesed peavad armastama. Nad peavad armastama, nagu oleksid nad suured, sest armastus on see, milles ka väikesed võivad olla suured, kõige suuremad. Ja ütelge nüüd ise, kas on Eesti rahval midagi karta, kui meie teda kõigest südamest armastame, kui rahvas ise ennast kõigest südamest armastab? Ei. Niisugusel rahval ei ole midagi karta. Tema peab elama, sest armastus on elu. Ma väga tänan teid. Aitäh, Maarja-Liis. Ma nõustun su oponeerimisega Tiinale kõigepealt. Tiina ei ole siin, eks ole? Väga hea. Tervitame Tiinat sinna poole. Näeme varsti. Aga just nimelt, mulle ka tundub, et mitte Tammsaare ei unusta ära, vaid mõni Tammsaare tegelane vahepeal unustab ära. Aga Tammsaare teadlikkus sellest, et töö kõrval on mingid teised asjad veel, on seal kogu aeg olemas ka eriti eredalt neil hetkedel, kus mõni tegelane selle ära unustab. Ja ma kõigepealt tahtsin oma küsimuse viia sinna, et kuna sa alustasid kaameratesse vaadates just nimelt teavitusega, et sa ei pea akadeemilist ettekannet, siis just nimelt kuidas, ja ma vabandan kõigi kirjandusõpetajate ees, aga kuidas jõuda üldse selleni, et lugeda
mitte analüüsimise pärast, mitte selle pärast, et pidada ettekanne, mitte selle pärast, et kirjutada kirjand, vastata lugemiskontrolli küsimustele, vaid kuidas jõuda selle lugemiseni, mis on lihtsalt lugemise naudingu pärast. See on küll miljoni küsimus. Hannes, kas saab 50-50 või midagi? Saab 50-50. Publiku abi. Ma arvan, et see on ikkagi see sama juba siin kõlanud äratundmine, mis tuleb sealt üles leida. Et see muidugi ei ole selline asi, mida saab kuidagi kunstlikult, et leidke nüüd äratundmist. Aga nagu see ettekanne ka algas, et tänu Jumalale üks kõige ägedamaid erivajadusega tegelasi, füüsilise puudega tegelasi, minu meelest ongi seesama Tiina. Et lihtsalt oma kogu selle südikusega, oma selle usuga, oma selle julgusega ja jutukuse kõigega, mis tas on, kui Jumal taevas annab, siis kaitsen lõputööd kunagi ka. Ja mu teema on tegelikult füüsilise erivajaduse kujutamine Eesti kirjanduses. Nii et selles mõttes on ka Tiina täiesti nagu märgiline tegelane minu meelest ja mina kuidagi saingi tast täiesti niimoodi teadlikuks, et ega muud ei olegi, kui peavad olema kirglikud emakeele kirjanduse õpetajad. Minul olid, ma ei tea, kas keegi kunagi satub kokku Marika Nugisega või ta vaatab seda kuskilt, aga minu eesti keele õpetaja tol hetkel oli Marika Nugis ja ta jutustas meile ümber tõeõiguse teist osa, sest meil oli niimoodi, et esimene oli kohustuslik, siis teise sisu ta tahtis natuke edasi anda, sest me läksime vaatama Linnateatri etendust. Siis ta tahtis, et me juba teaks midagi. Ja ta jutustas seda niimoodi, et mina olin eespingis, temal pisarab voolasid, lõpuks minul pisarab voolasid, sest et lihtsalt ta kuidagi äratas selle minu jaoks nii ellu ja see läks tollest hetkest mulle hinge ja see etendus on mind kõnetanud ja pärast seda seal romaanis kordi ja kordi see koht ka ja teisi kohti palju. Et lihtsalt kuidagi, võib-olla ikkagi kirg on mingi selline asi, nagu ma ei tea, Goethe ütleb, kui süda sul ei sütti sees, sa teiste südameid ei läida. Kui sind ennast ei koti, siis see, kelle sa räägid, teda ka ei koti. Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Ei ole, sel ei ole. Aitäh, Maarja-Liis! Nii, see oli tänase konverentsi viimane ettekanne. Ja nüüd on mul siin päevakavas kirjas kokkuvõtvad sõnad. Ma ei ole lihtsalt neid sõnu kirja pannud, sellepärast, et ma mõtlesin, et ma kuulan, mis täna räägitakse ja siis üritan siin koha peal mõelda, kuidas ma selle kokku võtaks. Ja ma võtaks selle kokku nii, et on kuidagi elus nii läinud, et mina ja Tammsaare ja siis ka Indrek oleme lõpetanud sama kooli. Ja see on Mauruse kool või Treffneri kool. Ja selle Treffneri kooli puhul mu meelest ei taha ma rääkida mitte elitaarsusest Jumala eest, vaid ainult sellest, et selle kooli tunnuslause või moto või hüüdlause, see on üks ladinakeelne sentents, non scola et vita ediscimus, ja eesti keeles see tähendab, et me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks. Ja mulle tundub, eriti kui ma vaatan siin paremale poole saalist, aga ka vasakule poole, siis mu meelest võiks Tammsaaret ka lugeda mitte kooli, vaid elu jaoks. Ja lugeda teda just nimelt see, mida Maarja-Liis ütles ja mis on ka kõikidest teistest tänastest ettekannetest läbi käinud. Et üks, mida Andres tingimata oskab ja mida ei saa küsimuse alla seada, on unistamine. Ja see, mida ta oskab, on väga rasketes oludes kujutleda paremat võimalikku tulevikku. Ja ma arvan, et tänases päevas eriti, see on see oskus, mida õppida tõesti õigusest. See on see, mida õppida Vargamäelt, mida õppida Tammsaarelt, mida õppida Andreselt. Aitäh teile tulemast, ilusat kirjanduse pidunädala jätku ja head raamatuaasta lõppemist. Aitäh teile!